Vaata, mina alustasin seda podcasti kunagi 7,5 aastat tagasi selle nurga alt, et ma hakkasin lihtsalt rääkima oma partneriga, oma siis sõbraga tol hetkel, kes enam siin minuga ei ole või mitu aastat. Aga et rääkida ausalt sellest, mis toimub meie enda sisemaailmas. Kõik need ebakindlused, mingid, ma ei tea, õnnestumised, ebaõnnestumised, kõik see pask, mis iga päev on, sundmõtted, ma ei tea, mis iganes veel, mingid kalaväärsuskompleksid ja nii edasi. Ja siis mingi aeg otsustasime, et aga toome siis külalisi ka, aga me lähme seda suunda, me ei jahi ainult tuntud inimesi. Sest mul endal oli sel hetkel juba villand sellest, et meil on see sama struktuur kogu aeg, et kui ma tahan saada, et kui ma tahan midagi luua kellegagi koos, siis ma pean kutsuma kuulsa inimese, sest et ta toob vaatamisi, arusaadav. Aga tead, ma olen kiitsuga... Valdkonna mingi liidri. Jah, valdkonna mingi liidri. Meil on a la Epp Kärsini näiteks, eks. Toome Epp Kärsini, siis on siin, ma ei tea, mingi muusika, toome selle venna. Ja siis see sama inimene käib sul kogu aeg igal pool fucking rääkimas, sama juttu lõpuks on nämmutab lihtsalt 20 korda ja mitte kellegi ei ole enam huvitav kuulata. Ja teistpidi tekkis minu jaoks see koht, et aga see on ebaõiglane ja minus on tohutu see õiglustunne nagu sees ja see on vaja natuke võib-olla nagu alla tõmmata, aga ebaõiglane võib-olla sinusuguse või minusuguse või kellegi veel, kes alles on nagu alustamas või ei ole saavutanud sellist kriitilist massi, mis on toonud talle mingi tohutu tähelepanu või tohutud mingid rahad või mingid õnnestumised. Aga ta tahab ka võib-olla midagi öelda ja tal on midagi öelda ja ma olen jumala veendunud, et need, kes siin vaatavad praegu või need kas TikToki kasutajad, ükskõik kus sapis inimesed on või kus iganes sa elad, sa võid elada kuradi Kambias või Kabjapalujas ka. Ma olen jumala kindel, et kas seal mõnen inimesel tegelikult oleks epic story, mida jagada, võib-olla väga palju taipamise elukogemust. Aga me ei näe neid ja kõik ei tahagi ennast jagada, see on arusaadav, aga ma tahaks pakkuda võimalus, kui sul on see soov. Ja see on see minu nagu tungib nagu see nii-öelda drive või see missioon nagu olnud, et ma tahan seda platvormi võimaldada ja ma ei lähe meelega mängima seda kuulsuste mängu, sest see ei ole mulle endale ka põnev. Sest ei ole. Väga meeldiv. Ja siis mõned inimesed mõtlevad huvitav, et miks ta ei kutsu? Ma ei taha vestelda kuulsate inimestega, sest nende on iga pool juba olnud. Ma tahan kuulda teisi inimesi, kellel on ka midagi öelda.